Tere kõigile! Täna on meil siis intervjuu ja külla tuleb meile FFT Akadeemia 2024 ehk siis selle aasta lõpetaja Ülle Sibul. Ülle, kui sa oled siin kuulamas juba, siis ole hea, ütle mulle chatis tere, siis ma saan sind tõsta ekraanile, nii et ootame natukene. Ja kõigile siis infoks veel nii palju, et kui sinule on huvitavad ka eelmiste aastate lõpetajate intervjuud, siis sa leiad need kõik üles minu YouTube'i kanalilt. Nii, ma kohe panen siit Ülle tulema meile külla, aga YouTube'i kanalil siis sa leiad sellise jaotuse nagu FFT kogemuslood ja seal kogemusloode all sa leiad siis läbi aastate õpilaste intervjuud. Nii et kui sul on selle vastu huvi, siis oled teretulnud kuulama ja loomulikult minu YouTube'i kanaliga liituma, sest seal on hästi palju videosi igasugustel erinevatel teemadel. Et sa võid kommenteerida ka, kas sa oled minu YouTube'i kanaliga liitunud, kas sa oled vaadanud sealt videosi, et kui sa seal siis paned selle kellukese nuppu, see subscribe, siis sul tulevad ka teavitused, et iga kord, kui ma teen ka grupis või kusagil mingisuguse uue video, siis see tuleb sinna ka üles kohe. Nii et see on niisugune kerge variant siis, kui ei jõua Facebookis näiteks jälgida, kui ma olen mõne video teinud ja sealt siis ka, et kui sulle mingi teema väga pakub pinget ja tunned, et kellelgi teisel oleks ka vaja seda kuulata, siis YouTube'i linke on alati tore. Et olen tänulik sulle väga, kui sa neid jagad. Tere, Anne! Nii, kes on veel vaatama tulnud? Öelge ikka tere! Nii suur rõõm, et olete tulnud vaatama. Nii, korra siis räägin Üllest ja siis Ülle juba räägib ise. Et Ülle siis hakkab nüüd tõepoolest lõpetama FFT Akadeemia 4. lendu ja meil juba tulemas siis lõpupidu, eksamid on kõik tehtud, arvestused on kõik tehtud ja mida mina siis võiksin Ülle kohta öelda, kui tema juhendaja sellel teekonnal siin nüüd aasta jooksul, et Ülle on väga-väga järjepidev inimene. Et ta on väga süvenenud ja pühendunud kogu sellesse õppeprotsessi ja see, mida ta teeb ta väga-väga põhjalikult. Ja selle üle on mul väga-väga hea meel, et vaadata, kuidas see areng on olnud, kui inimene on täiesti südamest täielikult pühendunud. Nii, tere Ilika, tere! Nii, ja ma tõstan siit kohe meile siis ekraanile Ülle, tere Ülle! Tervitused Pärnust. Nii tore. Väga kihvt sissejuhatus oli, et selline ma tõepoolest olen ühesõnaga, et kui ma midagi käsile võtan, siis ikkagi pühendun täie rauaga ja südamest, et seda asja kõike nagu enda omaks teha. Et see on super võimalus. Ja see on ju nii tore ka veel, et arvestades sellega, kui pühendunud sa oled, et miks ma seda ka toonitan, et sul on ju oma igapäevatöö, et see ei ole niimoodi, et sa istud kodus, kõlgutad jalga ja teed asju, et sul on ikkagi ka tegemisi, nii et sa võid natuke meile endast rääkida, natukene lühidalt tutvustada, milleks tegeled ja kuidas su elu üldse kulgeb? Ja, et mina olen pikki aastaid ju töötanud meditsiinisüsteemis. Hetkel ma töötan siis operatsioonitoas anestesistina ja siis minu igapäevane selline töö ongi kogu aeg teiste aitamine. Ja siis juhtus ka niimoodi, et ma vajasin ise nagu seda abi teiste käest. Ja niimoodi minu ellu see, ütleme, energiatöö nagu jõudiski. Ma võiks öelda, et see energiatöö nagu jõudis minuni. Et peale seda ma hakkasin iseendaga hästi palju tegema energiatööd. Ja see on kuskil 8 aastat tagasi siis,
kui ma hakkasin kõiki seda toimingut tegema. Ja Ilonaga me oleme ju kohtunud varem kuskil 5 aastat tagasi. Ma nii mäletan, kui sa tulid koridoris ja panid mulle visiitkaardi pihku. Ma ei tea, kas sa mäletad seda veel, aga sa ütlesid, nii kõrges energias inimene, aga siin on veel midagi, mis vajab putitamist. Ja siis oligi nii, et aastad läksid, aga eelmise aastast alates siis meie teed ristusid. Et vaikselt hakkasin tegema neid selliseid väikseid koolitusi ja ega ma ei arvanud, et ma siis sellele fundamentkoolitusele, kursusele nagu plaanisin tulla, aga sügisel oli väga hea pakkumine ja ma võtsin selle pakkumise vastu rõõmsalt. Et sealt maalt on siis meie, ütleme, selline suurem koostöö olnud eelmise aasta sügisest. Et see on andnud nagu mulle hästi suure nagu edasimineku just energeetiliselt, et kuidas ma oskan oma energiat juhtida ja hallata ja hoida ja kaitsta, mis on minu igapäevatöös nii oluline ja ka igapäeva, ütleme, oma elus vajalik osa, et see on hästi suured muutused on toimunud minu ja mu lähedastega, et vapustav. Kas sa räägid meile natuke, kuidas sa FFT Akadeemiasse üldse jõudsid, sest et Ülle on muideks see inimene, kes hüppas meiega paati alles viimasel hetkel. Nii et juba oli mitu kuud oli FFT Akadeemia avatud ja käinud. Ja et tavaliselt ma jätan natukene siis ruumi seal aasta alguses, et ka järgmine aasta on võimalik siis hiljem ka liituda, kes kohe jaanuarist ei taha ja siis järsku Ülle tuligi. Et kuidas sa sinnani jõudsid ja räägi meile, kuidas sul see FFT Akadeemia aasta ka on olnud? Ja see akadeemia ju tuli mulle ka eelmise aasta lõpus, et ma ise planeerisin küll niimoodi, et ma teen selle vundamendi läbi, et seal on materjali küll ja küll, mida teha. Aga siis hakkas mind ikkagi kõnetama see kirjeldus kõik, mis pakkumine seal oli, et iseenda aitamine, lähedaste aitamine ja siis loomulikult ka teiste aitamine, et aidata teisi ja see pani nagu mind mõtlema ja siis otsustama ikkagi, et ma tahan seda tehnikat õppida ja hakata ka teisi inimesi aitama. Ja ega jah, ma otsustasin viimasel minutil ja tegelikult ma tulin veebruari keskel kuskil liitusin niimoodi, et teil oli juba 3 moodulit minu teada võetud niimoodi, et ma võtsin siis neid mooduleid kõik järgi ja ega ma ju ei olnud tegelikult vundamendist, ma olin väga vähe läbinud. Aga kuna sa, Ilona, olid nagu vaatasid mind ja ütlesid, et ma olen valmis selleks ilmselt, muidu sa ei oleks mind võtnud vastu. Just, sest ma nägin, et sa oledki valmis paralleelselt ka endaga tööd tegema. Et siin ongi, et vahel on niimoodi, et kes on läbinud siis akadeemia eelkooli, et ma alles võtan siis, aga sinu puhul oligi see selline, ütleme niimoodi, see soov oli nii suurelt seal taga näha, et ma isegi ei kahelnud hetkekski, et sa jõuad kõik need asjad, mis vaja on vaadatud ja teha ja et see kõik läks väga-väga ilusasti. Ja, et ma hüppasin nagu koheselt niimoodi, et mul paralleelselt ju jooksis, tuli see vundamendi koolitus, et siis tuli
ju FFT Akadeemias kõik need moodulid, kõik need kodutööd, kõik need arvestused ja kõik need praktikad ja praegu ma ise mõtlen, et ma ei tea, kuidas ma kõik need olen, kõik niimoodi, aga sujuvalt on läinud kuidagi, et ma ei ole nagu sellist, nagu ei ole seda, et oi, ma nüüd pean nii hirmsasti pingutama, sest on vaba selline graafik ja kõik see nagu jooksis väga hästi, sujus nagu. Just, sest et akadeemias iseenesest ei ole, eks ole, kohustust, et millal sa mida pead tegema ja ka see, millal sa näiteks lõpetad, et järgmisel aastal siis nagu see 3. laine on see terveaastane õpe, kus tuleb siis eksam. Et kes ei taha sellel aastal lõpetada, võib lõpetada järgmisel, ülejärgmisel, üleülejärgmisel, et see jääb siis terveks eluks, et see võimalus. Aga sinul ja tõepoolest see kõik nii ilusti sujus. Ja et kuidas sa ise arvad, et kas see oli tore otsus, et sa akadeemiasse tulid? Ja, ma alles üks päev mõtlesin sellele, et mis ma oleks ühesõnaga aasta aega tagasi, et aga nüüd ma juba lõpetan ju, et ja millise muutuse minu ellu on toonud see FFT Akadeemias õppimine ja kõik see vundamendi läbimine ja vähe sellest see võimete avamise kursus ka veel sügisel niimoodi, et ma panin ikka täie vungiga minema ja nagu sa vahepeal ütlesidki, et mõned harjutused, mis meil seal võimete avamise kursusel oli, et siis sa ka seal operatsioonitoas vahepeal tegid harjutusi, et see oli nii armas kuulda, et kui pühendunult võib midagi harjutada. Et ärge siis ehmatage, et seal operatsioonitoas ei teinud mingisugust seanssi kellegile, vaid lihtsalt võimete avamise kursusel on sellised pisikesed võimete tegemise harjutused, et need ei ole kahjustanud kedagi seal operatsioonitoas ega operatsioonil. Ja nii et võib siis öelda, et tegelikult kui me teeme midagi, mis meile meeldib ja mis tekitab meis elevust ja millel me näeme väärtust, see on hästi oluline, siis ei ole see nii raske midagi. Et siis tuleb see tegelikult isegi kui palju tegemist ja tundub, et on harjutus ja õppimist, siis saab sellega hakkama. Ja, et selles suhtes ei ole vaja üldse papistada ja karta, et need kodutööd ja arvestused, et see ajalimiit on lihtsalt, sa ise näed, kuidas ühesõnaga sa mahutad ja millal sa teed, et ei ole sellist tõesti, sellist on vaba voolus minek, et ei ole sellist ranget korda ja et iseenda süüdistamine, et ma midagi ei ole jõudnud ja midagi ma pole ühesõnaga teinud, et ma ei jõua, see üldse nagu on välistatud. Mina ütlen küll, et minul ei tekitanud see küll mitte mingisugust probleemi. Ka tore. Aga kuidas sa tunnetad, et milliseid muutusid sa ise nagu endas nagu koged? Kas seda oskad üldse sõnadesse panna või see on selline üldine teema? Seda saab niimoodi panna sõnadesse, et minu, ütleme, see olek, et see on nagu muutunud, et vot see ongi, et sa oskad nagu oma energiat, ütleme, see hallata ja kaitsta ja siis seda hoida, et see on hästi nagu omaks olen võtnud selle ja samas on see kehaline, vaat see tunnetus on minu jaoks ka hästi nagu tunnetuslik pool on läinud hästi tugevaks. Absoluutselt, sest et alguses, kui ma alustasin, ma mäletan ka veel, et kui palju sa nagu kartsid rääkida või et nüüd sa oled täiesti enda keskmes, sa räägid täiesti vabalt, et aga ja, et see muutus on ka
üldises plaanis ikka päris suur. Ja minul on olnud ju selles mõttes, et selle nähtavusega ja selle rääkimisega ja esinemisega, aga iseendaga tööd tehes on võimalik, et üldse niimoodi tulla vabalt rääkida, et see on päris mõnus hakkavugi. See on väga suur vahe ja absoluutselt. Vahe on tuntav. Ja kui sa nüüd mõtled neid koolitusi, mis sa teinud oled, mis sul lemmik siis nüüd nagu on, et kas võimete avamise kursus? Ma mõtlen peale akadeemia muidugi. Tähendab, minu jaoks ta on kõik nagu komplekt. Ütleme, et see on väga hästi sul üles ehitatud, et see vundament peab olema ennem kui sinna FFT akadeemiasse üldse õppima tulla ja samas nagu ma nagu tunnetan, et minul nagu see on hästi sujuvalt nagu, et just sellises järjekorras ma nagu oleks tahtnudki võtta neid koolitusi, neid kursuseid, et üks täiendab teist kogu aeg, et su selline tase või areng või eneseareng nagu järjest kogu aeg nagu täieneb, avaneb, ühesõnaga see läheb teadlikumaks. Et just selline, et vundament, FFT akadeemia, siis võimete avamine, et minu jaoks on nagu hästi toiminud see pool. Jaa. Et see ongi, sa oled väga õigesti aru saanud, et kõik see, mis on kokku pandud, moodustab tegelikult niisuguse suure pusle. Ja et me kogu aeg lisame neid tükikesi sinna suurde puslesse. Et see ei ole nii, et ma teen ühe asja ära, et nüüd on kõik. Et kui tahad ikkagi ennast täiendada, siis võiks nagu kogu aeg ikkagi midagi teha. Aga inimeste teekonnad ongi hästi erinevad, aga mul on väga hea meel, et sa oled seda taibanud, et iga asi annab millekski midagi juurde. Ja ma võin seda öelda, et no minule ju väga ühesõnaga meeldivad just need kehasõnumid. Küll ma olin ühesõnaga see, et tuli hakata ju sellest vundamendist peale, ma tahtsin kohe karata nagu sinna kehasõnumitesse, et ma olen nagu see kehasõnumite fänn, et see on minu jaoks ka hästi esikohal, see kehasõnumid. Just, et see on tavaliselt jah, kellel endal keha siis hästi palju räägib, et see siis tõepoolest ka meid väga palju kõnetab. Nii, ja millised plaanid sul endal siis nüüd edasi, kui sa lõpetad nüüd, meil tuleb siis lõpetamine, siis akadeemia ära, et kuidas sa siis plaanid energiatöö vallas? Et kas sa plaanid inimesi aidata, kas sa juba aitad, no ma tean, et sa teed inimestega tööd juba ja et kas sul lõppkokkuvõttes plaanis üldse sealt operatsioonitoast ära tulla või kuidas su plaanid on? Jaa, et eks ma ju tulin ka FFT akadeemias, minu kõige suurem soov oligi kohe, et ma tahan hakata teisi inimesi aitama. Aga siis FFT akadeemias ju kõigepealt ikka süvitsi nagu sai minna nagu ise endasse ja siis ise ennast aidata ja siis oma lähedasi ja siis teisi. Aga jah, minu suur soov on ju edasi jätkata teiste inimeste aitamisega ja et jah, edasi. Et Ülle on siis hästi intuitiivne, hästi tugev energialugeja, nii et kui keegi nüüd tahaks sinuga koostööd teha, kus sind leida võib üldse? Mina olen praegu Messengeris, ühesõnaga täiesti kättesaadav, kõik, kes on tahtnud, on leidnud mind. Mul praegu otseselt kodulehte ei ole veel tehtud ja meili teel on võimalik kätte saada, et y.üllesibul@hotmail.com, et võib kirjutada, aga praegu on väga hea võimalus ju kirjutada Messengeris, et kui pakub huvi. Ja absoluutselt. Ja kas märkad seda ka, et kui energia on paigas, siis inimesed lihtsalt tulevad? Jaa,
sest minu olek ühesõnaga on kõrge energia, et inimesed tunnetavad ära, et see, kes tunneb, et võib minuga koos töötada ja tunneb tõmmet, et see ongi kõige parem indikaator ju. Absoluutselt, et see tavaliselt niimoodi ongi nii huvitavalt, kuidas see on seatud, et me vahel ei peagi mitte midagi tegema, meil ei peagi olema veel kodulehte ega mingisuguseid tohutuid reklaame, aga juba inimesed meid leiavad. Nii et kes tahab väga teha Üllega koostööd, siis leiab Messengeri kaudu Ülle Sibul ja leiab ka siis meili teel, et Ülle Sibul y@hotmail.com. Väga äge. Nii, ja kas sa plaanid teha ka, sa praegu ma saan aru, et teed siiski üks-ühele tööd, kas sa plaanid hakata ka grupiprogramme tegema, kuidas sul need mõtted on? Jaa, praegu ma teen üks-ühele ja mul väga meeldib teha tegelikult kaugseanssi. Et siis, kui mul oli poiss siin suvel töötas Ameerikas, siis ma tegin talle ka kaugseansse ja ma tegin ju praktikumi ka inimesega, kes oli tegelikult, elas hoopis teises kohas. Et need on väga head tulemused samamoodi, et ei peagi üldse kogu aeg kohtuma näost näkku. Et kaugseansid on imelised. Absoluutselt. Et kui see on selge, kuidas see tegemine käib, siis kõik see ongi väga-väga joonduses meiega. Nii et suurepärane. Ja räägi mulle veel üle seda, et kui sa nüüd inimestega töötama hakkad rohkem ja rohkem järjest, kas on mingisugune suund, mida sa plaanid võtta või sa võtad kõik inimesed vastu või on sul mingid lemmikteemad, et kas see on siis tervis või tahad suhetega tegeleda või on sul ükskõik mis teemal inimene pöördub või on sul natuke niisugune suuna võtmine ka? Jah, ega ma võiks ju võtta, tähendab, et ma saan aidata ju igat inimest, kes tähendab abi vajab. Aga minu selliseks, ütleme, hingelähedasemaks ja ütleme, tööalaselt nagu välja koorunud on ikkagi sellised inimesed, kellel on probleeme kehakaaluga. Et ma ju igapäevaselt näen seal töö juures, et tänapäeval on isegi lastel need probleemid, terviseprobleemid ja tulevad ju inimesed kogu aeg nagu mõtlen, et tahaks nii küsida, et kas te olete nagu kõik teinud selle heaks, et enda jaoks, et kas see bariaatriline lõikus on siis nagu päästev, et tahaks nii küsida, aga kui inimesed on nii otsustanud, siis mina ei saa ju neile midagi öelda selle koha pealt, et see on hästi suur töö ja kõige hingelähedasem praegu mulle tundub, et mis nagu saaks aidata inimesi. Ja muidugi mulle meeldib väga teha kodude ja firmade energeetilist puhastust, et selline see huvi on mul ka tekkinud. Väga tore. Ja need on suured asjad. Ja tõepoolest jah, et see suund, et aidata kehakaalu teemadel, sest tõepoolest nii paljud ju lasevad seda maavähendusoperatsiooni teha, et see on siiski ikkagi sekkumine, et meil jääbki see põhjus siis teadmata ja saamata kätte ja seal võivad tekkida siis muud probleemid ja komplikatsioonid. Nii et jah, et me ei saa kedagi aidata, kui keegi abi ei palu, aga sinul on alati siis võimalus lihtsalt üldiselt hakata sellest järjest rohkem rääkima ja eks need inimesed leiavad sinu juurde tee, kellel just need mured on. Jah, niimoodi on praegu välja kujunenud. Ja, väga äge. Mida sa nüüd ütled inimestele, kes kaaluvad järgmine aasta nüüd FFT Akadeemiaga liituda? Järgmine aasta nüüd küll akadeemia on veidikene teistsugune, on siis 3 eraldi lainet, ongi see, et on võimalik ainult tulla õppima, kuidas ennast aidata, siis võimalik tulla õppima, kuidas aidata ennast ja oma lähedasi ja siis terve aasta pikkune õpe, et nii nagu sina õppisid, et siis aidata ka teisi inimesi ja loomi.
et mida sina ütleksid neile, kes kaaluvad? Mina tahan seda öelda, et ärge kaaluge, et otsustage kohe. Et minu soovitus, ma tean ja ma kuulasin neid laineid, ühesõnaga, et esimene, et väga huvitav ühesõnaga nende lainetena läbida. Ja samas, et novembri lõpuni ma tean, et sul on see pakkumine, see, kes liitub sinna 3 lainesse ja seal on nii mega super soodust, kõik need asjad, kursused. Ja mul on praegu see pakkumine ja, et saab siis ka kingituseks veel lisaks selle 1-1 töö minuga, et see on siis lasersessioon kuni 2 tundi. Et see on siis ka selline suur pakkumine. Mul juba tekkis, issand, mine või liitu ise. Liitu ise uuesti. Liitu ise, kui tahad uuesti, et nii mega super pakkumine, et mina kohe kasutaks kohe seda võimalust, et kui te vähegi olete mõelnud, et te tahate minu arust kas või see iseenda aitamine, millised muutused toob ühesõnaga sulle endale ja millised muutused su lähedastele, sinu perele, kui sul on väiksemad lapsed, see isegi ei loe see väiksemad lapsed, aga sinu pereenergia, kuidas see muutub ühesõnaga, et ma võiksin lugusid rääkida oma emast ja poisist ühesõnaga, mis veel, et siin võiks jäädagi rääkima tegelikult neid lugusid ja iseenda lugusid ka veel. Aga et kui te vähegi tahate iseennast aidata, aga alustage kas või sellest, et iseenda aitamisest, et küll te jõuate siis neid lähedasi ja teisi ka aidata, aga kellel vähegi võimalik on ja see ka, et seal ei ole sellist nagu kohustust ja sa teed omas tempos, sa ei pea selle pärast nagu pingesse minema, sul ei ole seda pinget, et kui sa teed niimoodi rahulikult, voolavalt, siis need asjad kõik, sa jõuad need asjad kõik ära teha. Ma räägin, et ma käisin tööl igapäevaselt, ma käin tööl, mul on hooldada ema, mul on kõik need kursused, mis ma võtsin ja ma ei saa öelda, et mul oleks nii väga ka lihtne olnud või kerge ja mu keha ju ühesõnaga rääkis minuga samamoodi, füüsilised aistingud andsid tunda ja kuidas ma sealt läbi läksin kõigi nende energiatöödega, et see ei ole ka samamoodi kerge ja olnud. Et kõiki asju on ette tulnud nii madalseisu kui ka siis lähedki, et madalseisu, aga sul on vähemalt tööriist olemas, millega ise ennast aidata. Et see ongi kõige vahvam asi, et sul on ju tööriist omas käest olemas. Siin ongi nagu hästi suur vahe, et millest ei taheta aru saada, kui oluline on mõista seda, et meil kõigil elus juhtuvad asjad, absoluutselt kõigil ja kogu aeg. Just. Sest et energias on segajad olukorrad, meie kodeering, mis meie alateadvuses on. Oluline on see, mida me akadeemias ka õpime, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, et sa jõuaksid tagasi sellesse rahulolu seisundisse ja et sa ei jää kusagile sinna ohvri rolli rippuma ja ei keeruta oma tundeid sinna negatiivse poole peale. Nii et seal ongi see, et sa suhtud kõigesse, mis sinuga juhtub huviga ja saad seda olukorda väga kiiresti muuta. Ja just ja väga kiiresti saab muuta ja sul tekivad ühesõnaga selle muutmise käigus ühesõnaga sa tõstadki iseenda energiat, sa saad jälle kõrgemasse, sul tekib ühesõnaga võimalused, taipamised, teadmised, see olukorrad nagu lahenevad, et su teele tulebki neid asju ette ja seda saab just nende tööriistadega ju lahendada, et see on super võimalus minu arust.
On, sest et sinu pealt on ka Ülle näha täiesti see sära või see olek või see muutus on sedavõrd suur, et sa võid ise ka vaadata seal need akadeemia esimesi videosi ja vaadata ennast nüüd, et see vahe on ikka täiesti seinast seina. Nii et on, seda ma ja. kinnitan ja see sisemine rahu, see rahuolek ja siis see olek, kõik see kõrges sellises heas vibratsioonis olek, et see on seda väärt, et see akadeemiasse, FFT akadeemiasse tulla õppima. Ausõna. Aitäh sulle, Ülle. Nii et kui keegi nüüd soovib Üllega koostööd teha, võtke ühendust. Kui keegi soovib akadeemiasse tulla, võtke ühendust. Ja mina väga-väga tänan sind, Ülle, et sa tulid intervjuule, et sa olid julge, et sa ületasid ka võib-olla mingil määral ennast, sest ma tean ikka alati, kui on uus olukord, võõras olukord, et järsku peab kusagile tulema või minema, ikka tekib meil väike elevus, see on täiesti normaalne, see on kõikidel inimestel, aga just see, et sa ikkagi tegid seda ja eks ongi, et üks asi on see, et kui palju me endaga tegeleme, aga me peame ka tegutsema, nii et tegutsemine peab ka juurde tulema ja sina oled tõesti tublisti ka tegutsenud lisaks kõigele. Nii et suur aitäh sulle ja me täname kõiki, kes vaatasid otse, me täname kõiki, kes vaatavad hiljem ja kui teil on Üllele küsimusi, siis küsige ka video all või siis võtke ka Üllega otseühendust, kui teil on mingisuguseid küsimusi ka akadeemia osas või siis ükskõik mis teemal, aitamise osas. Nii et soovime teile ilusat õhtut, mõnusat saabuvat advendiaega ja minuga siis kohtume juba kolmapäeval, kui on siis küsimuste-vastuste live ja kui sul on ka küsimusi, siis Ilona Sibold Energiaterapeut grupis, sa saad küsida oma küsimuse ja siis mina vastan sulle. Anne kirjutab suur tänu jagamast. Aitäh, Anne, et sa tulid osalema ja kuulama. Tšau kõigile. Tšau.